iga ajastu tõstab üles tegelikult ebajumalaid. Ja see on selline lugu, et täna tahaksin nagu, et me natukese hakkaksime nagu seda nagu mõistma, nagu seda ohtu mõistma. Vaata, kui piiblit loeme, ütleme, üks viimane tõsisem lugemine mul oli kohtumõistjate raamat ja seal oli see pidev probleem oli tegelikult oli nii, et aeg-ajalt tekkisid ebajumalad, kes tulid esile ja need rikkusid tegelikult Iisraeli elu ära. Aga need ebajumalad, ütleme, nad tulevad kuidagi nii kavalalt, kuidagi nii vaikselt ja sellepärast on see, meie ajastu lugu on täpselt see samamoodi. Ma lihtsalt tahan ütelda seda, et me peame nagu selle koha pealt olema valvel. Vaata, iga ajastu selline ideoloogia, see tõstab tegelikult üles ebajumalaid, sest midagi tõstetakse tähtsaks. No see käib värvide kaupa, et see värv on tähtis, ütleme, et ei lasku värvidesse, ei hakka neid nimetama, aga ma usun sedasi, et me oleme näinud sedasi, et ühtäkki on midagi, mingisugune värv ja selle värvi taga on tegelikult terve selline ideoloogia, selline mõtteviis ja siis, kui keegi julgeb ütelda, et sa teistmoodi ütled, siis sa oled igavene halb vastane ja seda sa ei tohiks nagu olla. Ja sellepärast on see nii, et ja iga ajastu tõstab üles erinevaid selliseid ausambaid ja kujuseid ja ütleme, et terve atribuutika on tegelikult ühiskonnas üleval. Kui tuleb mingi uus, siis kistakse neid vanu maha. Ja sellepärast on see nii, et elame siin selles maailmas. Ühe sõna võiks veel ütelda nagu nende asjade juures, ka lihtsama sõnaga, et nagu mood. Ka moed käivad selliselt, et mingisugune asi äkki läheb moodi ja mis haarab nagu inimesi ja selles on ka kindlasti vahest väga palju tegelikult, ütleme, sellises otseses mõttes nagu nende iidolite või ebajumalate kummardamist, mis ühtäkki nagu inimeste eludes võib esile tulla. Ja sellepärast sellega, ütleme, vaenlane tegeleb tegelikult selles maailmas väga, väga usinalt. Mille pärast? Sest meie vaenlane tunneb ka tegelikult 10 käsku. Ja ta teab sedasi, et Jumal on oma sõnas ütelnud väga selgelt, et meil ei tohi olla mingisuguseid muid jumalaid tema palge kõrval. Ja ma loen täna selle käsukoha ka 2. Moosese 20. peatükist. Ja seal on tõsine hoiatus, et meil ei tohi tegelikult olla muid jumalaid. Issand on ainus. Mina, issand, olen sinu ainus jumal, see on 2. Moosese 20 ja 2. salm, kus algasin. Kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast? Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi kummardada ega neid teenida, sest mina, issand, olen Jumal, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 3. ja 4. põlveni neile, kes vihkavad mind. Aga eeldust osutab 1000 neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Nii et ütleme väga selline, ütleme konkreetne ütlemine Jumala poolt, et ei tohi olla teisi jumalaid. Ja nüüd vaenlase plaan ongi see, et aga teemegi need teised jumalad. Ja topime need inimestele tegelikult kätte kuidagi niimoodi, kuidagi väga lihtsalt ja väga süütult. Ja see on, ütleme, ennem kui ma siin kohtumõistjate raamatu juurde lähen, ütleme sellise tõsisema hetke juurde tegelikult, mis on Iisraeli elus ja mis on seotud just ka kuningas Joosiaga. Ja seal on niimoodi, et tema on siis sellel hetkel on ta juuda kuningas, eks, ja tema teeb väga tõsise tegelikult usupuhastuse. No seda on lausa kohutav tegelikult lugeda, kui palju tegelikult ebajumalaid oli selleks ajaks Iisraeli rahva elus tegelikult tulnud. Ja 23. peatükk 2. kuningatest, siin võib lugema hakata, kus kohast? No nii, 4. salmist juba, see on, kõik ei jõua lugeda, ma üle ridade lihtsalt nimetan ja ütlen. Siin on öeldud niimoodi, et nad viiksid välja issanda templis kõik asjad, mis on tehtud Baalile ja Aserale. No tegelikult on niimoodi, et see Baali tähendus on tegelikult ka isand. Et ütleme, aga see oli ebajumala mõttes oli see, meie oleme nimetanud neid Baale lihtsalt nagu mingit teist jumalat, aga nende inimeste mõttes on täiesti, ütleme, isand on ju tegelikult jumala nimi. Ja sellepärast, et oli toodud meie jumala kõrvale üks teine isand, need aserad, ütleme, et seal, kui asera paned, Google'issegi otsid üles, seal tulevad kohe need naiste kujude pildid tulevad välja, kõigile taevavägedele, mis oli pandud sinna, siis olid ebajumala preestrid, mida juuda kuningad olid seadnud, vaata kuningad seadsid lausa ebajumala preestrid ülesse, siis viljakustulp, ütleme see selline, mis on viljakustulp? Edu. Et kõik oleks viljakas, läheks hästi. Kas seda edu praegusel ajal ei kummardata? Need tulbad on püsti igal pool. Võiks ütelda, et tulpa pole vaja.
aga see on sul vaimusilmas on see edu sul püsti, eks, aga see tuleb maha võtta, välja viia. Ja sellepärast on see nii, et need asjad on iseenesest, ütleme, tollel ajal oli rahvas oli nagu primitiivsem, võiks ütelda selles mõttes, et ta vaatas, et see nui peab püsti olema ja käime selle juurest, tead, eks, et siis on nagu see meie mingisugune edu sümbol. Ja no, paraku need niimoodi on. Aga näed, me näeme, et Joosja pidi kõik need maha kiskuma. Kiskus maha pordumeeste kojad. Siis on niimoodi, et kiskus maha need ohvrikünkad kõikjal, 10. salm põletuspaigad seal Benhimoni orus, kõrvaldas hobused, kes olid siis, mis olid pühendatud päikesele issanda koja sissekäigu kõrvalt, põletas ära seal tules päikesevankri, siis oli altarid, mida juuda kuningad olid teinud, mis olid Ahase ülaruumi katusel ja Manasse oli teinud issanda koja kumbagi õue, siis ta rüvetas kõik need 13 salm ohvrikünkad, mis olid ida pool Jeruusalemma, lõuna pool hävitusmäge, mis on, mille siis Iisraeli kuningas Saalomon oli ehitanud Astartele. No Saalomon tegelikult ei saanud oma naistega hakkama, tal oli nii palju. Ja sellepärast on nii, et naised tegelikult suutsid kõik need oma jumalad väga paigale tuua. Ja ütleme, et väga palju oli siin neid ebajumalaid, siin on terve loetelu, kellele Saalomon oli ehitanud, eks. Siis ta purustas sambad ja raius maha kõik need viljakustulbad ja siis seda, mida Jerobeam oli teinud ja ütleme, et et kui hakkad niimoodi mõtlema, et see oli Jeruusalemm, see oli Jumala tempel ja selline see oligi. Aga milline näeb tegelikult see pilt välja, mis on Jumala rahva keskel? Ma mõtlen praegu saja Jumala rahva keskel. Milliseid ebajumalaid tuleks välja ajada? Kogudustest ja inimeste eludest ja kodudest ja mis kõik on kokku tassitud, teades ja teadmatult. Ütleme, kõik need igasugused reisid ja värgid, kus käiakse igasugustel, ütleme, niisugustel teistel maadel ja tuuakse kaasa neid igasugu, ütleme, suveniire või meeneid, eks. Ja nendega sageli tegelikult just tuuakse kaasa neid ebajumalaid, sest et mida nendel ikka seal pakkuda on tegelikult, et joonistavad ikka kindlasti peale neid oma neid kallid asju, mis nendel on. Ja sellepärast me nii elame siin selles maailmas, et me peame väga tegelikult olema valvel nende asjade koha pealt, mis on meie ümber. Sest et ega see käsk ei ole mitte kuskile kadunud, sul ei tohi olla muid jumalaid. Ja vaata, kui nüüd on, no siis on probleem lahti. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me täna nagu saaksime nagu selle koha pealt pihta. Ega ma ütlen sedasi, et ega ma ei võta täna endale selleks ülesandeks, et mina püüaksin siin neid ebajumalaid hakata paljastama, mis meie eludes on. Andku tegelikult Jumal meile ise seda märku, aga lihtsalt jäta see meelde, et see põhiline põhjus igal ajastul on tegelikult see, et vaenlane püüab seda teha. Sellepärast see Rooma 12, et me uuendaksime oma meeli. Ja et me uuriksime, mis on Jumala tahtmine. Seal on ju öeldud sedasi, et selle Jumala tahtmisega võib olla niimoodi, et see meelepärane või täiuslik või hea ja tead, nüüd on niisugused erinevad tasemed. Vaata, meie Jumala rahvana samamoodi oleme ka, et me oleme selles kauguses Jumalast, kui lähedale meie tuleme. Jumal ütleb oma sõnas meile, ütleme, Jeesus ütleb ka, et tulge minu juurde. Vanas testamendis samamoodi. Jumal kutsub, et tulge minu juurde. Nüüd on selline lugu. Aga kui kaugele me tegelikult tuleme? Ega ma siis nii usklik ka ei ole, tead, eks, et ma nüüd kogu aeg tead, loen sõna ja palvetan ja ma vahest käin kirikus. Sa valid ise oma kauguse selle koha pealt, eks. Ja sa valid oma sellise selguse, sa valid oma teadmise. Jeesuse jüngritel oli ju niimoodi samamoodi, et Johannes oli see, kes oli rinnanajal. No siis Peetrus küsib, et kuule, et küsi Jeesuse käest. Et sa seal lähemal, et sa saad küsida seal. Peale Jeesuse üles tõusmist on, Mattiuse evangeeliumi lõpus on väga huvitav lugeda seda, kuidas jüngrid tulevad ja kuidas nad on. Muist on kahe vahel, muist on lähemal, mõned on nagu asjale pihta saanud, mis on toimunud, et Jeesus on üles tõusnud. Muist ei saa aru ja sellepärast kallid, see on meiega täpselt see samamoodi, et meie oleme täpselt samamoodi oma taevase isa juures ja oma issanda juures praegu niimoodi, et see on eelkõige meist sõltumas. Jumal ei tee meile mingisuguseid takistusi, et ta nüüd ütleb, et sina ei tohi tulla. Ta ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaimatud ja kormatud. Ja sellepärast see on. Andrei Zapovalov, see oli üks encounteri jutlus, mis ta hiljuti pani üles ja kuulasin. Ta rääkis oma 3 lapsest. Ütles, et minu lapsed, kõik nad valivad kauguse minust. Ütles, et see on väga erinev.
ütles, et kes suhtleb minuga iga päev, kes suhtleb minuga vahest harvemini, kord nädalas võib-olla ütleb tere, et see on nagu väga see tegelikult nagu sõltumas nagu sellest. ja sellepärast, kallid, no Malachi kirjas on öeldud, et vanemad peavad pöörama oma südamed laste poole. No see on, ütleme, ja ma olen alati seda õpetanud ka, et vanemate asi on tegelikult olla avatud. Kallid, meie taevane isa on avatud meie jaoks. Aga meist endist sõltub sedasi, et kui lähedal tuleme, me vahest nagu lükkame selle süü kuskile nagu Jumala kaela, et tema mind nii palju ei õnnista. Küll ta õnnistab, ainult kui me tuleme tegelikult tema juurde. Ja sellepärast meil peab olema see Jaakobi moodi tahtmine, et kuule enne lahti ei lase, kui sa õnnistad, sa lihtsalt oled see, kes sa tuled issanda juurde ja sellepärast Jumal on tegelikult seda ootamas, ta tunneb tegelikult sellest rõõmu. Ja sellepärast, kallid, nii see oleme meie täna siin ka, see rahvas, kes me oleme tulnud. Me tuleme tegelikult Jumal ette täna siin ka ja olgu Jumal teid kõiki õnnistamas, me tuleme erinevatest kohtadest, erinevatest kaugustest ja sellepärast on niimoodi, et Jumal kõike seda tegelikult paneb tähele, millist hinda me ka selle juures maksame, et issandaga olla. Nii et kiitus Jumalale selle eest. Aga nüüd, nii kui ütlesin, et ma tahan natukese täna olla veel ka rohkem kohtumõistjate raamatu juures ja nagu seda just ka nagu selles mõttes, et ka jagan teile sedasi, et mis asjad sealt minule just endale isiklikult ka väga nagu rääkisid ja jagan neid mõtteid just eelkõige. Ma algan niimoodi pihta, et ma algan kohtumõistjate 8. peatükist ja nüüd võtame pisut aega siis täna siin Jumala kojas Jumala sõna jaoks. Kõik raamatud on head lugeda ja täna oleme siis kohtumõistjate raamatu juures ja 8. peatükk on üks selline esimene lugu, mis meie kõigiga võib juhtuda ja see on üks huvitav moment ja seal on tegu Efraimi meestega ja siin on nii, et peatükk algus. Aga Efraimi mehed küsisid temalt, miks sa tegid meile seda, et sa ei kutsunud meid, kui läksid sõdima Midjani vastu? Ja nad riidlesid temaga kangesti. Tema vastas neile, mida ma siis nüüd teiega võrreldes olen teinud. Eks ole Efraimi järelloppimine parem kui Abieseri viinamarja lõikus. Teie kätte andis Jumal Midjani vürstid Orebi ja Seebi, aga mida olen mina teiega võrreldes suutnud teha? Kui ta nõnda rääkis, siis nende pahameel tema vastu andis järele. Vaata, seal oli niimoodi, see oli see Gideoni võitlus ja no ütleme, siin tegu oli tegelikult Gideoniga, eks, ja nüüd on nii, et üks grupp, need Efraimi omad ei olnud tegelikult seal neid midjanlasi taga ajamas, alguses olid ju 300, ja nad solvusid. Miks meid ei kutsutud? Kas on vahest juhtunud niimoodi, et solvud kuskil? Ma usun, kõik me oleme osanud solvuda. Kas ei pandud tähele, ei kutsutud, ei öeldud aitäh või mis iganes, no meil on põhjuseid kui palju tegelikult. Ja no see on selline, ja tead, kui loed, kallid, ja mina loen seda kohtumõistjate raamatut ja mõtlesin, et siin on meil õppida sellest, et me solvumistest üle saaksime. Gideon oskas väga targalt tegelikult selle asja ära lahendada, ta vähemalt rääkis nendele niisuguse jutu, et nad järgi andsid. No ütleme, see Efraim oli tegelikult selline solvujate tüüp oli, sellepärast, et kui 12. peatükki algusest lugeda, ja samamoodi siis aga Efraimi mehed hüüti kokku ja nad läksid põhja poole ning ütlesid Jeftale, mis pärast läksid sa sõdima ammolaste vastu ega kutsunud meid, et oleksime tulnud koos sinuga. Me põletame tulega sinu koja su pealt. No ütleme, et olid ikka ägedad küll, jälle oli niimoodi, et uus kohtumõistja oli see Jefta ja siis on samamoodi, et jälle pole neid kutsutud ja jälle on nendega. Kallid, ma täna ütlen sedasi, et issand kutsub meid kõiki. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et meil igal ühel tegelikult tasub olla kuulekas selle koha pealt, mida Jumal meile räägib. Tead, miks me peame ootama nii palju seda nagu teiste käest, et teised seda teksid. Me näeme sedasi, et ütleme siin neid erinevad lahingud ja asjad, mis seal olid, et kus nad seal läksid, näiteks teatud paar suguarvu läksid, teised osad läksid kaasa, kui me seda, ütleme seda Debora, seda võidulaulu kolmapäeval jagasime ja rääkisime, siis osad tegid selle valiku, et nad läksid ise, et kutsutud küll ei ole, aga ei tihka tulemata ka jätta, et tegid selle ise selle otsuse, tead, et vahet ei ole, aga tegid õieti nagu, sest selles laulus
mainiti ära sedasi, et nemad seda tegid. ja sellepärast, kallid, väga suur osa on tegelikult selles elus, et kuidas meie siis ka tegutseme. Nüüd, see on üks mõte, solvumise mõte, kellel probleeme, ma usun, meil kõigil, õpime ja katsume nendest asjadest üle olla, sellepärast et see ei ole mitte üks hea asi. Nüüd lähen edasi sellise loo juurde, mis on ka kohtumõistjate siin selles raamatus, ma pean selle kaustiku lahti tegema. Ja see on seesama tegelikult selline moment veel seal 8. peatükist ja sellest samast, kus see Gideon veel sõdimas käib. Ja seal on selline lugu, et ta palub abi. Gideon palub sealt abi Sukoti meestelt ja kes seal teised olid, ütleme, ja sealt ei anta, Sukoti poolt ei anta ja siis ta ka Penuel või kus seal oli veel, kelle käest ta seal küsis, et aidake mind. Ja nad tegelikult põhimõtteliselt ei aita, sellepärast et nad ütlevad, kuule, me ei tea, sul veel seda võitu käes ei ole nende midenlaste üle ja mida me sind aitame ja põhimõtteliselt on niimoodi, et nad lihtsalt hülgavad tegelikult Gideoni selle soovi ja üleskutse, mis on. Nüüd on järgmine mõte, kes sa nüüd aru saad saarusest asjast. Meie ümber on väga palju üleskutseid. Need üleskutseid tehakse, ütleme, kõik niisugused kristlikud kanalid ja värgid, arvad, et seal üleskutseid ei ole. Kõik kutsuvad midagi üles, midagi tegema. Igaüks trükib midagi, igaüks midagi annab välja, igalühel on mingisugused plaanid, kõik kutsuvad üles. Aga mida meie siis tegema peame? Ütleme, karjasena võib-olla mina saan neid üleskutseid otseselt oma postkasti. Nad tulevad, ma osad blokin ära, ma teile ei räägigi nendest asjadest, et ma leian sedasi, et milleks seda teha. Sellepärast, et kui ma leian sedasi, et pole seda nagu seda väärt, siis tuleb seda teha. Aga nüüd ongi selle koha pealt, kus ma jõudsin lugemisega. Siin oli niimoodi, et Gideon oli tegelikult Jumalast valitud juht. Ja nüüd olid need, ütleme, need Penueli ja Sukoti mehed, need ei mõistnud seda, et see oli Jumala plaan. Ja sellepärast, kallid, väga tähtis on see, et olgu meie palve ikka see, et me tunneksime ära Jumala plaanid. Et me tunneksime ära Jumala plaanid. Ja sellepärast, et vaata, see on selline, et me nendest kõrvale nagu ei jääks. Seal Gideon nuhtlas neid, kellel andis peksa ja kellel kiskus seal torni maha ja ütleme, ta oli seal kohe ka selliselt nagu käitumas. Aga ütleme, et mitte nagu nendes asjade hirmus nagu selliselt koha pealt, aga et me lihtsalt nagu ei jääks õigetest asjadest maha. Ja teate, mis on? Aga valed asjadega ei ole mõtet kaasa minna. Sest et, ja arvad sa, et valesid asju ei ole? Valesid asju on võib-olla, ma arvan, palju rohkem. Suuri asju tehakse väga palju. Ja sellepärast, ja siis Jeesus ütleb nendel, kui ma ei tunne teid, et kes te siuksed tegutsejad olite. Ja vaata, peenike koht. Aru saada ka praeguses ajas, et kus me siis rabeleme, kus me siis oleme ja kus me peaksime olema tegelikult ja sellepärast on see nõnda, et siin on teatud tunnused, näiteks on niimoodi, kõik need asjad tegelikult, mis on koos issandaga, need koormad on kerged. Sest et issand ütleb, tulge minu juurde, te leiate hingamise. Need asjad tegelikult, mis ei ole issandast, need on rasked. See on kas või Jumala kodade ehitustega. See on niimoodi, et kui issand ütleb, et ehita Jumala koda, siis see on kerge ehitada. Kui issand ütleb, et ehita telk, siis see on kerge ehitada. Tuuakse annetusi kokku, nii et jääb ülegi. Aga need, kus on niimoodi, et jäädakse karjuma, et kuulge, et annetage ja ehitatakse valmis ei saada, seal on tegelikult oma ambitsioon, et omale seda mälestusmärki ehitada. Mina ikkagi midagi ehitasin. Ja sellepärast on see niimoodi ja muidugi need vajutavad teistele, et me teeme Jumalale ja kuidas sina siis ei aita. Et sa pead ju aitama, kui me ikkagi Jumalale praegusel hetkel teeme kõik. Tead, ja sellest, aga meie peame tegelikult julgelt ära tundma selle asja, mis on Jumalale ja mis ei ole Jumalale. Mis on endale, mis on enda auks tehtud asjad ja sellepärast, kallid, õppida selle koha pealt, kui jõudsin selle koha peale, et väga tähtis on olla Jumala plaanides, need ära tunda. Ja siis me oleme tegelikult õieti hakkama saanud siin elus. Ja paraku see on nii, et siin on seda vaimulikku tunnetust ja seda juhtimist vaja ja kiitus Jumalale, Jumala vaimu eest. Ja sellepärast käitu julgelt selle Jumala vaimu juhtimise järgi, mida Jumal sulle annab, sest sina pead tegema ja täitma neid ülesandeid, mida sina pead täitma. Mitte keegi ei saa sulle sedasi ütelda. Mina ei saa sulle kunagi ka ütelda seda, et mida sina pead tegema just otseselt. Ja sellepärast kõik tegelikult koguduses, iga liige pannakse oma koha peale, eelkõige Jumala poolt. Need asjad, ma olen samamoodi, kui nüüd mõtlen kõrvale, vahest olen unistanud sedasi, et näiteks koguduses, et mingi töölõik või keegi saaks olema.
tead, ja vahest nagu tahad ja vahest siis mõtled, no pärast, kui ei saanud ka seda, mõtled pärast tänu Jumalale, et sa ei saanud. Sest kui näed, kui metsa tegelikult mõne inimese elu võis minna ja mina oma peaga oleks nagu pannud, Jumal tead ei sammu. Et noh, et ei kõlba, et seal ei ole mitte mingisugust tugevust, üldse valed asjad on elus ja sellepärast, aga meile noh, vaatame, et andekas ja saab hakkama ja võiks ju olla, tead, eks. ja seepärast juhtigu Jumal kõiki asju, mis on koguduses. Nii et kiitus Jumalale, et issand ehitab kogudust ka praegusel hetkel. Nüüd 8. peatükist on üks veel lugu meil õppida. Ja nüüd on niimoodi, et Gideon sureb. Ja vaata, kui Gideon sureb, see on 8:32, kus on öeldud väga selgelt sedasi, et on see 8:32 ikka, jah, vist või on midagi valesti, jah, ikka 33 ütleb, et ta on surnud juba, jah. Aga kui Gideon oli surnud, pöördusid Iisraeli lapsed taas ja käisid ooraviisil paalide järel. Ja seadsid endile jumalaks Baal Beriti. Noh, ega me täpselt neid aru ei saa, mis kallakuga need jumalad olid, aga no mingiga nad seal jälle hakkama said. Ja Iisraeli lapsed ei mõelnud enam issandale oma jumalale, kes nad olid päästnud kõigi nende ümberkaudsete vaenlaste käest. Nad ei teinud head Jerubaali Gideoni perele, no see on see Gideoni teine nimi on see Jerubaal. Tasuks kõige hea eest, mida ta oli teinud Iisraelile. Ja noh, tuleb üks nagu selline moment, vaata, inimeste elud, ütleme, on ajastud. See on peredes on ka nii. Näiteks ütleme, et peres sureb keegi tähtis suguvõsa liige. Täitsa muutus tuleb. Keegi valitsus langes, tuleb teine. See on vahest on see niimoodi, et elab ema, ütleme, mini ja veel kööki ei saa. Vahest piisab sellest, et ema jääb haigeks, köök jääb juba vabaks. Minija saab ka poti juurde juba. Tead, see on täiesti niisugused konkreetsed lood, kus tegelikult on niimoodi, et me inimestena kõik tegelikult oleme nagu midagi paika panemas. Nüüd oli Gideon oli samamoodi, et tema kaudu tegelikult püsis tegelikult üks selline periood, no ei saanud neid paale püsti panna. Sest valitsejaks oli selline, kes oli kõige esimeseks just paalid maha võtnud ja viljakustulbad ja kõik ära lõhkunud. No kuidas sa paned paale üles? No Gideon selle koha pealt ei kõikunud. Aga nii kui ära suri, tahtmine oli, pan paali ülesse. Nüüd kadus ära see vanamees siit, kes meid segas. Me ei saanud paale püsti panna. Nüüd me saame panna. Toome ruttu ja teeme selle ära. Ja hakkasidki tegema sedasi. Ja lisaks sellele oli niimoodi, et ja nad olid vaata kõige kupatusega visanud kõrvale oma juhi, isegi tema järeltulijad. Teate, kallid, see on praeguse hetke ajasündroom täpselt sama. Mõtlege valitsejate peale. Kas armastatakse valitsejaid? Kas armastatakse nende suguvõsasid? Valdavalt kõikides riikides läheb see nii, et see rahvas kuidagi pöördub niimoodi, et nad nagu ei taha näha, et nagu uut on vaja kuskilt, et kus me selle uue saaksime. Et vaata, aga kui need sellest vanast lahti saaksime ja et kõik nad oleksid kadunud. Ja see on läbi aegade on niimoodi, need piiblit loed ja mõtled, kui tore on tegelikult õppida. Ja nüüd on niimoodi, et nad ei austa ja siis ütleme momendist juhti ja tema peret ega midagi ja põhimõtteliselt on tegelikult, nad käituvad halvasti, nad tõmbavad tegelikult enda peale järgmisel hetkel õnnetuse. Ja nüüd 9. peatükk, täna õpime ka veel ühte lugu. Kui üks valitseja on kadunud ja tuleb uue nagu valitsusaeg, et kuidas siis nende valimistega läheb, kuidas siis nagu see asi läheb. Vaata, see on üks huvitav tegelikult lugu. Nüüd on niimoodi, et Gideonil oli suur pere, palju tal poegi oli, kes teab, on keegi? 70, jah? No võt, 70 poega, oli ikka üks tõsine mees, tal oli 70 poega. Ja nüüd on selline lugu, et on selline hetk, et Gideon enam ei ole ja nüüd hakatakse tegelikult nagu seda uut olukorda nagu lahendama. Aga tal oli niimoodi, et Gideonil oli üks liignaine, kes elas Sekemis ja tema poeg oli nimega Abimelek, see on veel see 8:31, kus on räägitud temast juba ka. Ja nüüd on niimoodi, et see Abimelek tegelikult on üks väga selline ülekohtune mees, ja tema läheb tegelikult sinna oma kodukohta Seekemisse ja ütleb, teate, et kuule, et kuidas me nüüd edasi elama hakkame. Et vaata, Gideonil on see 70 poega, aga tead, parem on ju ikkagi niimoodi, kui üks valitseb ja põhimõtteliselt ta rääkis oma Seekemi inimeste kuuldes seda asja ja siis on see selline, et see jutt võeldi nagu kuulda. Ja teate, mida siis see Abimelek teeb? Ta tegelikult tapab kõik oma vennad ära. Ja nii kui ikka selles kitsetalle loos.
et siis see kõige noorem tegelikult pääses ka ära, see oli Jootam, kes suutis põgenema saada ja põhimõtteliselt oli niimoodi, et vaata, kuidas toimus nagu selline võimu haaramine. No kas haaras võimu hea inimene? Ei haaranud. No kaugeltki ei saa olla see hea inimene, kes selliselt võimu haaras. Me näeme, kui kuningas Taavet saab ametisse. No ta ei trügi sinna, ta ei tapa mitte kedagi. Ta ei tapa isegi kuningas Sauli, kuigi moraalselt oleks nagu õigus, sest nad olid juba nagu võitlusesse sattunud. Aga ta ei tee seda ikkagi. Ta ootab sedasi, et Jumal selle asja nagu ära lahendaks. Aga me näeme sedasi, et üks ülekohtune siin maa peal hakkab niimoodi, just hakkab valitsema. Ja nüüd on niimoodi, et see Jootam, see kõige noorem, kes sai siis põgenema, siis ta tegelikult, ütleme, teeb ühe huvitava asja ka. Kui Seekem, siis Jootamile jutustati kõike seda, et kõik vennad on ära tapetud aga siis ta läks sinna Seekemi kodanikele ühte lugu rääkima. Ja ma ei saa pikalt rääkida, aeg ju läheb, aga vaata, see lugu on siin 9. peatükis, algab 8. salmist. Ükskord läksid puud võitma enestele kuningat. Ütlesid õlipuule, ole meile kuningaks. Õlipuu ütles, et kas ma peaksin loobuma õlist, millega austatakse jumalaid ja inimesi. Ei võta seda kohta. Vaata, oli üks puu, kellel oli oma väärikus, olipuu on tähtis puu. Ja järgmine puu oli viigipuu. Magusad marjad. Viigipuu ütles, et mul on tähtis asi magusad marju kanda, mul ei ole aega selle kuninga asjaga tegelda. Ja siis viimane puu, mis oli selles Jootami loos oli viinapuu. 13 salm, aga viinapuu vastas, kas peaksin loobuma oma veinist, mis rõõmustab jumalaid ja inimesi, ning hakkama õtsuma kõrgemal kui teised puud. Kõik need, väärikad jäid sellel hetkel kõrvale. Tegelikult oligi see, Jootami lugu oli selles, et vaata, põhimõtteliselt kõik väärikad jäid kõrvale selles valimisvõitluses. Ja siis ütlesid kõik puud orjavitsale, tule sina meile kuningaks. Ja orjavits vastas puudele, kui te tõesti tahate mind võida enestele kuningaks, siis tulge otsige pelgupaika minu varju all. Aga kui mitte, siis orjavitsast puhkab tuli ja põletab ära Liibanoni seedrid. Ta kutsus meelitavalt, tulge minuga orjavitsa alla. Ja vaata, teete, kallid, praegu on väga palju tegelikult, ma ütlen, siin maailmas on nii, et väga tühised saavad valitsema. Ma ei ütle, et kõikjal on tühised valitsemas. Osadel valitsevad ikka need õlipuud ja viigipuud ja viinapuud, aga osades paikades on need orjavitsad küll. Ja aga vaata, seal on niimoodi, et kus toimuvad need niisugused mahinatsioonid, need asjad selliselt, et kus teisi tapetakse. Praegusel ajal tapetakse teistmoodi. Praegu tapetakse, võiks ütleme seal valimiskastide juures ära. Seal osatakse nagu seda asja niimoodi korraldada, et selle asjaga täpselt niimoodi läheb. Seda paljudes riikides ja kohtades on niimoodi, et kuskilt tulevad mingisugused hääled, mis pööravad selle asja ära, sest see orjavits peab ju tegelikult võitma. Ja siin on nii, me näeme sedasi, et vaata, see oli selline aeg, ja samamoodi neid asju tegelikult siis lahendati. Ja aeg on selline praegusel hetkel ka. Ja nüüd on niimoodi, et ainukene asi, mis nüüd see Jootam veel tegi, ja tegelikult, kui ta selle loo nagu rääkis, see oli ju tegelikult tema räägitud lugu. Ta rääkis välja nüüd selle Abimeleki südame. Tulge minu juurde pelgupaika otsima. Aga tead, kui mitte, küll siis puhkeb tuli ka. Tead, ja et ta räägib nagu sellise, sest et seda ei rääkinud ju see Abimelek. Seda rääkis see Jootam, kellel oli antud tegelikult see sõna selliselt rääkida. Ta rääkis jutu ära ja põgenes minema. Sellepärast, et ega ta siukse jutuga ju seal rohkem olla ei saanud. Ja teate, mis tegelikult on? See Abimelek sai valitseda 3 aastat. Siis tuli tegelikult väga suur tüli, 22 salm. Kui Abimelek oli 3 aastat valitsenud Iisraeli üle, läkitas Jumal kurja vaimu Abimeleki ja Seekemi kodanike vahele. Seekemi kodanikud reetsid Abimeleki, ja et vägivald Jerubaali 70 poja vastu tasutaks ja nende veri pandaks nende venna Abimeleki peale, kes tappis Seekemi ja Seekemi kodanike peale, kes kinnitasid tema käsi oma vendi tapma. Kallid, Abimelek tegi seda. Seekemi kodanikud kinnitasid tema käsi. Kui ta kõigepealt rääkis seda, kas ei oleks parem, et üks juhib ja ega seda 70 siin maa peal enam vaja ei ole, et hävitame nad ära. Ja kallid, sellepärast vastutus on kõigil, sest et ja sellepärast ma täna ütlen täpselt seda samamoodi. Valimised tulevad ju ka jälle, küll kohalikud ja igasugused, milles ka me osaleme. Kus meie kinnitame kellegi käsi, seal me oleme osanikud.
arvesta sellega, mõtle väga tõsiselt läbi, sest Jumal näeb sedasi. ja kelle käsi sa kinnitad? Sellepärast, et Jumal, Seekemi kodanikud tõmbasid enda peale tegelikult õnnetuse. seal tuli tülivaim omavahel ja see Seekemil on, ütleme, lõpp on väga, väga kurb, sest seal on ikka üsna suur häving tegelikult, mis sinna nagu juhtus. ja me näeme sedasi, et ja põhimõtteliselt on niimoodi, et vaata, kui Jumal oma püha vaimu ära võtab, kui Jumal rahu ära võtab, siis tülli minnakse. ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, meil on siit väga palju tegelikult õppida. et me ei tohi nagu valedes asjades olla. ja nii, et lihtsalt õppida nendest asjadest, et me kuidagi kergelt ei käituks siin selles elus. ja sellepärast ütlen sedasi, et tõesti on niimoodi, et on olnud valimisi, kus ma valima ei lähe. Lihtsalt sellepärast, et kui ma leian sedasi, küsin Jumala käest, ta ütleb, et mitte kedagi ei ole valida, no ma ei lähegi valima. Teised süüdistavad vahest, et miks sa ei lähe, on ju teatud headusega inimesi. Ma ütlen, et kui Jumal ütleb, et ei ole vaja valida praegusel hetkel, et ühtegi sellist väärilist ei ole, midagi teha ei ole, sest et vaata, vahest on see niimoodi, et otsisin ja ei leidnud ja issand aitas iseennast siis sellisel hetkel. Mitte kedagi inimest ei olnud panna. Ma mäletan, et ütleme, et sõjaväes ma valisin, kui rääkida neid valimisi, no sõjaväes oli äge valimine, ütled, et olid noor poiss, olin kuskil Jessenduki linnas, oli valimiste päev. No me ei teadnud mitte mõhkugi nendest, ütleme, kohalikest elanikest ja asjadest, mingisugune nimi toodi, mida kasti pista, öeldi sellel päeval, et äratust ei ole, et täna valimiste päeva äratust ei ole. ja hommikul kell 6 hakkas pasunakoore õue peal mängima, aga äratust ei olnud. Tead, ja siis läksime, toppisime need paberid sinna kasti ja no oligi valimine tehtud. Aga teate, kuidas ma Keilas valisin? Keilas ma valisin, see ka nõukogude aeg. Oli selline, ma läksin valimisjaoskonda seal, mõtlesin, alati nendel on 99,9, aga ma võtan need paberid kaasa ja põletasin Keilas oma pliidi all need ära. Mõtlesin, et no nendel niikuinii tuleb see 99,9, et no mis ma neid pabereid sinna toppin peal. Ma ei tea, miks ma seda tahtsin teha. Ma läksin sinna valimiskabiini, toppisin need paberid tasku, tulin sealt tulema, mõtlesin, mina kuskile neid ei pane, tead. Ja mina ei tea, et kuidagi pääsesin sealt niimoodi tulema ja mõtlesin, midagi muud ma nendega ei tee, ma põletan ära, ma ei tea mitte midagi, mida nad siin valivad või mida nad siin teevad või tahavad. Ja sellepärast on see nii, et ütleme, nendel Eesti Vabariigi valimistel, ma olen ikka vahest valimas ka käinud ja sellepärast on see, ütleme, kuidas on olnud, aga ma ütlen selliselt, et vaata, see Seekemi lugu oli niimoodi, et õnnetus tuli Seekemi kodanike peale, kes kinnitasid tema käsi oma vendi tapma. Ja sellepärast, et vaata, need poliitikad ja värgid nõnda on. Ja vaata, kallid, Jumal on tegelikult väga õiglane ja siin vahepeal ma ei hakka lugema, kuidas see Seekemis kõik see asi käis ja kuidas need tülid olid. Aga 56 salm ja 57 salm sellest 9. peatükist loeme, nõnda tasus Jumal Abimeleki kurjuse. Mida ta oli teinud oma isale, tappes oma 70 venda ja kõigi Seekemi meeste kurjuse tasus Jumal nende pea peale, nõnda tabas neid Jootami, Jerubaali poja needus. No see oli teenitud needus. Sellepärast, et vaata nüüd see noorem vennakene lihtsalt ütles nagu selle loo välja ja siis juhtuski nagu see selline lugu, et see needus läks tegelikult täide ja see lugu on meil täna on räägitud. No nii, rumalaid tõotusi ei tasu anda. Need tulevad tegelikult vahest kergesti, näed, Jefta teeb, ma ei hakka neid Jefta lugusid rääkima, Jefta seal on ka üks kohtumõistja, aga ta ühel hetkel ütleb ühe niisuguse rumala tõotuse. No kuidas Rist Johannese pea läks? Samamoodi rumal tõotus, tüdruk tantsis nii ilusasti, et küsi mu käest mis tahes. Noh, küsin Rist Johannese pea. Ja kuningas oli öelnud sedasi ja pea läks Rist Johannesel. Lihtsalt ühe sõna pärast. Kallid, võib-olla meie sõnad ei ole nii suure kaaluga, et kellegi pead kohe lendavad. Aga needuse kaaluga nad on sageli küll. Valede asjade kaaluga vahest enda ja teiste suhtes võivad olla. Ja sellepärast on niimoodi, et kui seda kohta loed, siis on aeg tegelikult õppida, et kuidas osata nagu suud pidada. Et ühesõnaga, et me liiga, ütleme, oma suud kuidagi lahti ei teeks. Ja vaata, see on nüüd, ma tulen korraks solvumiste juurde nagu tagasi veel ka. Vaata, siin on niimoodi, et vaata, ma olen viimasel ajal ise õppinud sedasi, lihtsalt suud hoidma. Tead, mul see suu ütleks sageli. Kodus naisele ka ja küll ta midagi tal ütleb, ma ütleks kohe nagu naksti talle ka, tead. Ja kui mitmeid kordi ma praegusel hetkel lihtsalt vajutan suu kinni. Ma mäletan niisugused erinevates kohtades, ütleme, kus nagu käisin kartuleid ostmas. Ja lihtsalt siin ühes Urulinna poes, kus müüvad natuke suurema kotiga ja lähen sinna ja arva käid see, mul ei olnud reeglid enam meeles, kuidas see käib, seal pidi ukse kella andma ja siis pidi kõik asi tööle hakkama. Mina läksin eest ja siis ütles, miks kella ei andnud ja ma nagu ei teadnud ja oli nagu esimene hetke vait, pärast kui välja läksin,
ma ütlesin, noh, see silt teil ju siin ukse tagant, seda ei saagi näha. See naine naeratab, ütleb, et kuule, noh, praegu on uks lahti, ennem oli uks kinni, siis oli silt näha küll. Tead, ma tulen koju, mõtlen, no jumal, ma üldse veel midagi ütlema, tead. Et noh, et kas oli see silt või ei olnud see silt või tead, et ole no vait, tead. Ja tead, et noh, et sest, et tead, õpid lihtsalt, kogu aeg nagu õpid. Ja kallid, sellepärast on see nii, et lihtsalt ja nagu selle, kuidas ütelda, selle tarkust küsida, nagu Gideonil oli, et kuidas ta nendele Efraimi meestele vastas, et tegelikult nagu see nende ärritus tegelikult siis maandada. Ja sellepärast, kallid, meil on samad võimalused. Nii et täna näed, lihtsalt jagan teile seda oma seda sõna lugemist ja sellepärast kiitus Jumalale, et ta õpetab meid kõige selle kaudu. Nüüd on see üks selline mõte, mida ütlen, on ka, et Jumal tegelikult tahab meid väga õnnistada. Võtame siit ühe niisuguse kindla salmi, 10:16 kohtumõistjate raamatust on selline, ja nad kõrvatsesid eneste keskelt võõrad jumalad ja teenisid issandat, siis ei sallinud tema hing enam Iisraeli vaeva. Vaata, teate, kallid, kui sa kõrvaldad oma elust ebajumalad, kõik need valed asjad, no mis sulle väga meeldivad, tead, eks, ise leiad üles, näed, Jumala vaimu abiga. Kui sa need kõrvaldad, teate, mis siis on? Siis Jumal ei salli sinu elus enam vaeva. Kui sul on kuskil vaeva, noh, siis Jumal seda natukese sallib. Et las sul olla seda vaeva ka koos sinu ebajumaladega. Las need ebajumalad sind siis aitavad, palu siis neid ja toetu nende peale ja, sest Jumal on Jumal, ta lubab meil kõike teha, me oleme vabad inimesed. Aga vaata, kui nad kõrvaldasid eneste keskelt võõrad jumalad ja teenisid issandat, siis ei sallinud tema hing enam Iisraeli vaeval, see on Jumala kohta öeldud sedasi, Jumal ei sallinud enam. Jumalal on kaastunne meie koha pealt ja issand tahab teha meile oma õigust mööda ja mõista õigust oma rahvale. Ja kui me pöörame oma südamed Jumala poole, siis tegelikult Jumala viha kohe kaob ja see on nii kindel asi. Jumal ei ole, kuidas ütelda, mingisugune selline tujukas, nagu siin on. Jumal on tegelikult oma seadustes väga kindel ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, meie oleme need kõikuvad ja sellepärast need asjad kõiguvad, sellepärast need ilmad muutuvad kogu aeg. Ja aga kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult oma koha peal ja väga, väga, väga hea. Nii, nüüd ma vaatan, et millist lugu tegelikult võiks veel natukese õppida ja millele viidata. No vaata, Simsoni lugu ma ei hakka ka rääkima, nagu selles mõttes see on ka rohkem räägitud lugu, aga Simsoni loo koha pealt ma tahan ühte asja ütelda sedasi. Teate, nende võõrama inimestega ongi niimoodi, et ega väga lihtne asju ajada ei ole. Me rahvastena oleme erinevad. Me näeme sedasi, et kui Simson seal vilistide juures oli, nende vilisti naistega seal jantis, tal oli, ma ei tea, oma 3 naist lõpuks oli küll, kellega ta seal oli. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et me näeme, et see Delila lõpuks on ka niimoodi, et nad kõik sellest esimesest pruudist saadik, nad olid kogu aeg olid tegelikult oma listimeeste poolt maha müümas, Simsoni käest saladusi välja pressimas, kus on su jõusaladus ja kuidas me sust jagu saaksime ja nii, et kogu aeg. Ja sellepärast, kallid, see on jätkuvalt on see niimoodi, et ega nende võõrama inimestega, noh, ütleme, ei ole lihtne. Nagu Saalomon oma, ütleme, raamatus ütleb seal, ütleme siis, et need võõrama naise eest hoiatab, noh, ütleb sedasi, et see on niisugune väga libe koht tegelikult ja ohtlik asi on see selline. No mitte kõik ei ole, saate aru, et seal on näiteks Ruti raamatus on samamoodi on selline, et Rutt tuleb võõra rahva keskelt ja väga hästi sobib, saab Jeesuse sugupuusse, aga selline teatud hoiatus tegelikult on, et ettevaatlikum peab tegelikult nendes asjades olema ja seda näitab ka väga otseselt tegelikult näitab ka see, ütleme see Simsoni lugu, noh ja Saalomonist rääkimata, kes sinna võõrama naiste nahka tegelikult läks. Aga nii ütleme, et seda lugu rohkem rääkima ei hakka, tähele natukese nagu panin ja siis seda ka ütlesin. Nüüd, kuna täna jutt on ebajumalatest ja kuidas need ebajumalad tulevad, siis on üks lugu, on kohtumõistjate raamatus, on sellise ebajumala tekkimise lugu, see on kohtumõistjate 17. peatükk. Ja Efraimi mägestikus oli mees Mika nimi. Ja tema ütles oma emale, need 1100 hõbeseeklit, mis sinult on ära võetud, mille pärast sa oled sajatanud, need on ning minu kuuldes lausunud, vaata, see hõbe on minu juures, mina võtsin selle. Siis ütles ta ema, issand õnnistagu sind, mu poeg. Vaata, noh, emal oli raha kadunud. Ema sajatas seda rahavarast. Aga poiss teadis, mina võtsin, poisil oli kitsas.
selle sajatuse sain praegusel hetkel ema käest endale. ja siis ta tunnistab üles, ütleb, et kuule, see kadunud värk, mida sa oled sajatanud minu kuuldes, see on minu juures ja ta annab selle oma emale tagasi. noh, ema ka natuke ehmatas ära, et kuule, et oma poja sajatasid ära. ütles kohe, issand, õnnistagu sind. tegi kohe kähku selle asja ringi, eks. ja nüüd on nii, et issand, õnnistagu sind, mu poeg. aga vaata, edasi hakkab üks niisugune hoopis huvitav lugu. ja siis ema hakkab siis rääkima. mina pühitsen selle hõbeda issandale. see olgu minu pojale nikerdatud, valatud kuju valmistamiseks. ja ma annan selle nüüd sulle tagasi. ja noh, ja siis ema viib selle hõbeda sinna kuskile kullasepa juurde, kes teeb sellest ühe mingisuguse nikerdatud kuju. ja teate, mis sünnib? selles kodus sünnib üks niisugune tüüpiline ebajumala tekkimise paik. no see oli kuidagi tekkinud mingisuguse imeliku loo kaudu, natuke see mingisugune kadunud ja varastatud ja leitud ja neetud ja õnnistatud ja kõik, mis seal ennem oli tehtud. ja nüüd lahendati kuidagi nagu seda asja sellisel moel. ja nüüd sellel mehel Miikal, kes siis, selle Miika nimi ongi siin loos ainult niimoodi, on siis oma jumalakoda, sest vaata, juba see nikerdatud kuju, see jumal juba tehti, ja siis nad valmistasid ka õlarüü, no ikka mingisugused mundrid ju peavad ka seljas olema, no tegid teeravid. no teeravid olid üldse need, kes ju räägivad, et saad kurjade vaimudega rääkida ka veel ja siis on niimoodi, ja siis ta pani ühe oma poja ka endale veel preestriks. no mis jumalakoda see siis on, et kui sul on juba mingisugune kuju, sul on õlarüüd tehtud, sul on teeravid, aga preestrit oleks ka vaja ja siis Miika vaatas, et üks mingisugune tema poegades, et kes võiks olla kõige rohkem see preestri moodi, no paneme selle. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat, iga mees tegi, mis tema silmis oli õige, see on huvitavalt mitu korda siin selles lõigus ka nagu öeldud, et niisugune aeg oli. ja no nii, ja oligi tegelikult oli tekkinud, ühes kodus oli tekkinud ebajumal. ise korraldasid, ise ehitasid ja noh, ja vaata, kui oli tehtud ikkagi armas lugu ja ongi nii. aga teate, nüüd on niimoodi, et üks huvitav lugu juhtub veel edasi. sellel ajal üks noor mees Juudast, Juuda Betlemmast, ulgub ringi. noh, ta elas seal Juuda suguvõsa keskel võõrana, 7. salm ütleb seda, 17.7. ja no ta käib ringi, ta jõudis siis lõpuks sinna Efremi Miika koja juurde. ja Miika siis uurib tema järgi, et kuule, et kes sa oled ja kust sa tuled ja 9. salm. mina olen leviit Juuda Betlemmast ja lähen, et võõrana elada, kus ma paiga leian. no ja Miika vaatas, et kuule, nüüd on täitsa asi koos. vaata, tegelikult on niimoodi, et need annid, mis meil on ja need valikud, noh, ütleme, et mis meil üldse elus on, nendesse me sünnime. Leviidid olid ju tegelikult kutsutud Jumalat teenima. Leviidid olid need, kes pidid Jumalaga ühendust pidama, ütleme, et see oli noh, ütleme, valitud suguarvu ja selle koha pealt oli nendel oma koha. nüüd sellel Miikal oli hea meel, et sai kätte ühe sellise mehe, ühe noore mehe ja ta ütleb siis talle kohe, 10. salm, jää minu juurde, ole mulle isaks ning preestriks, ma annan sulle 10 hõbeseklit aastas, tarvilikud riided ja toiduse. ja Levit tuli. Levidile see samamoodi sobis, sest ta otsis, et vahet ei ole, kuhugi saan, seal olen. nüüd sai palgale, sai riided, sai toidu ja ongi nagu selle koha peal. kallid, vaata, need prohveti, noh, ütleme, Andrei Zapovalov hiljuti rääkis näiteks prohveti elust, ütles niimoodi, prohvetiks tegelikult sünnitakse. et prohvetid on need, kes lapsest saadik juba hakkavad asju nägema ja ühel hetkel nad saavad sellest aru, milleks on nad kutsutud. ja need, ütleme, need siis noh, ütleme, kes ei tule Jumala juurde, nendest saavad tegelikult ka saatana riigis need, kes siis ennustavad ja noh, ütleme, et see nõiduse pool tuleb samamoodi, aga see tuleb sellest samast annist, mis on tegelikult inimesse antud. ainult, et noh, et allikad on erinevad, et üks saab siis Jumala vaimu käest sõnumeid, teine saab kurjade vaimude käest sõnumeid ja need asjad nagu töötavad. ja sellepärast oli niimoodi, et me näeme, et see Miika taipas sedasi, et kuule, siin oleks ikkagi päris preestrit on vaja. ja sellepärast on niimoodi, et kallid, koguduses on vaja päris apostleid, päris evangeliste, päris õpetajaid, päris karjaseid, neid päris on vaja, keda issand on valinud ja kutsunud, need töötavad paremini. no osad tahavad lihtsalt ise olla, noh, et tundub, et igavene äge on olla, tead, aga tegelikult see ei ole hea asi. nüüd me näeme sedasi, et Miikal oli hea meel, et ta sai ühe päris mehe, kes sobib selle asja peale palju paremini. nüüd on nii, et ja noh, asi läheb ilusasti edasi. aga seal on teisi veel, kes elavad, vaata, see elu on kuidagi, see tundub vahest nii kuidagi mingisugune nagu juhus või asi, aga Iisraelis oli üks suguharu, ütleme, need Taani suguharu,
kes tegelikult oli nii, et kes ei omanud veel selleks hetkeks oma maad ja ka oma pärisosa. Ja nad ulguvad samamoodi ringi, otsivad sedasi, saatsid ühel korral 5 meest, et minge otsige, kus me saaksime elada, leidke mõni paik, mõni linn, mida me saaksime ära vallutada, ja nad lähevad. aga nüüd sellel teekonnal nad satuvad tegelikult selle Mika koja juurde. ja teate, mis ära tunti? Tunti ära preestri hääl, selle noore preestri hääl. vaata, see on huvitav preester, selle preestri nime ei öelda, seda Leviidi nime üldse öelda, sest ta tegelikult ei olnud seda väärt, et isegi tema nime nagu kuskil oleks jäädvustatud siin meil jumala sõnas. aga hääl tunti ära. Mäletan, kord olin lastega, see oli vist 20 aasta, kui siin näiteks huvitavad aastad olid, läksime lastega Tallinnas loomaaeda ja siis ma seal hüüdsin neid lapsi tead ja üks loomaaia töötaja tundis mu hääle ära, mille pärast, et Toivo Teekel siin Võrus jutlustab, ta kuulab vahest mu jutlusi, tal loomaaia töötaja, kas sina oled Teekel, Toivo? sest et minu hääl oli seal loomaaias kõvasti, tead, kui ma hüüdsin oma lapsi, ta tundis kohe, tead, minu hääle ära. ja nii tunti selle suure Leviidi hääle ära, aga ma ei tea, kus nad seda ennem kuulnud olid, aga kuskil oli kuuldud ja vaata, hääl on nii iseloomulik tegelikult. No nii, ja teate, mis nendel taanlastel oli kohe siis, ütleme nagu taanlased, ma ei tea, nendel on ka keerukad ajad praegu, aga see, et need mõtlesid, et mida me siis praegusel hetkel teeme. Nad leidsid sedasi, et kuule, me leidsime praegu siin ise ühe preestri, nendel oli sedasi, ütle, kas meie teekond õnnestub, et kuhu me nüüd läheme endale seda paika otsima ja see ütleb, et õnnestub, minge rahuga, 6. salm. Teie teekond, mida te käite, on issanda ees. Ütles ilusti pühalt, nagu üks preester pidi ütlema, ütles see Laisarp, minge. Saatis minge rahuga. Nii, nemad muudkui lähevad ja leiavadki tegelikult ühe paiga, kus inimesed elavad muretult, 7. salm räägib, siinonlaste viisi muretult, rahulikult ja julgesti, neil oli varandusi, neil ei olnud millestki puudus. Ja ütleme, elasid teistest inimestest nagu eraldi ja siis nad vaatasid, et see on väga hea paik, ja väga hea rahulik elu, varanduse asju on ka, ja siis nad lähevad tagasi oma suguvõsa juurde, ütleb, kuule, me leidsime ühe koha. Preester oli ütelnud ka, et veel teekond läheb korda ja nad olid väga rahul. Siis tulevad nad juba 600 sõjamehega, et minna seda linna nüüd vallutama, mida nad olid näinud. Aga nüüd nad lähevad sellest Mika kojast uuesti mööda ja siis nendel oli tegelikult plaan, et mitte ainult nõu küsida selle preestri käest, vaid kogu see jumala teenimine üle ajada endale. Ja siis on niimoodi, et need 5 meest olid ka kaasas, kes eelmine kord olid käinud, 17. salm ütleb, need 5 meest, kes olid käinud maad kuulamas, läksid üles, astusid sisse, võtsid ära nikerdatud kuju, õlarüü, teeravid, valatud kuju, kusjuures preester ja need 600 meest, kes siis, kellel olid sõjaristad veel, seisid värava suus. Ühe sõnaga ja ütlesid, et sellele preesterile, et kuule, kus sa oled siin ühe mehe preester või parem ole terve suguvõsa preester, et su ees on valik. Teate, see Leviit läks rõõmuga sinna. Ta oli selline nagu ära ostetav. Kallid, need ei ole õiged jumala sulased, kes on niimoodi ostetavad. Ütleme, et see ei ole üks nagu hea lugu, aga ma täna räägin ebajumalate sellisest tekkimisest. Lõpuks oli tegelikult, kui see 31 salm lõpeb sellega, see peatükis, eks, et see Mika nikerdatud kuju oli siilos. See jõudis sinna, vaata sellepärast, ma täna lugesin Joosafati ajast, et kuidas kõike hävitati ja tehti. Ma ütlen, et vaata, see ebajumalate värk on selline, et see lihtsalt sigib, keegi seda lihtsalt teeb. Selle taga on kuidagi sellised imelikud, võiks ütelda omamoodi lood, kuidas need kõik tekivad. Ja nüüd on niimoodi, et hea küll, need Taani suguharu siis läheb, nad löövad tegelikult maha selle linna ja võtavadki selle paiga ja panevad linnale nimeks Taan ja teevad selle asja ka ära. Aga täna ma tahtsin lihtsalt rääkida sedasi, et kallid, niimoodi on. Aga teate, millest see tuleb? See lugu, et see nii on. See tuleb tegelikult sellest, et inimene ilma jumalata ei saa. Ja sellepärast, kui jumalat ei ole, teen ise. Lihtsalt nii ongi. Ja inimesed elavad siin selles maailmas nende oma tehtud jumalatega. Aga vaata, kui sa leiad selle tõelise. Paulus on Ateenas. Linn on ebajumalatest pungil. Sellepärast, et ju kõik tegelikult vajavad jumalat.
ja sellepärast on see niimoodi, et noh, ütleme, et selles ei ole midagi nagu valesti, see nagu näitab seda, et inimesed otsivad seda kaotatud Edenit. Nad tahaksid, et elu peab hästi minema, keegi peab ju õnnistama ja kuskil peab ju see abi olema ja sellepärast see Jumala otsimine on. aga kallid, vaata, hoiatus ongi selle koha pealt, et meie ka, kes Jumala juurde tuleme, siis vaenlane tahaks ikkagi neid ebajumalaid nagu kuskile kõrvale nagu pakkuda ja meid nagu ära selle juurest juhtida. ja sellepärast täna on see hoiatus meile selle koha pealt, et me nagu mõistaksime, et kuidas need tulevad, kust need tulevad. Nad tulevad nendest ajastustest, nad tulevad nendest imudest, need tulevad nendest soovidest, asjadest, mis meil on. Sellepärast, et vaenlane tarvitab kõike tegelikult selle koha pealt. Ja sa vaata, kui hästi need teeravad rääkisid. Minge te teekond õnnestub, me muudkui läheme, teeme. Ja sellepärast, kallid, nii see lugu on. Ja ma ei tea, võtame veel ühe loo ette. Sellepärast, et nagu ütlesin, et täna oleme sõna õppimas, ebajumalate lugu on ära õpitud. Aga võtame ühe raske loo veel, võtame ette. Ja siis on see selline, et kibelaste häbitegu. See on 19 peatükk ja kuni 21, ma seda väga pikalt ei jutlusta, aga võtame selle asja ka korraks meie silmade eest nagu läbi. Vaata, seal on tegu, kuidas ütelda, seal on tegu Benjamini suguharuga, kes seal Gibeas elas. Ja vaata, see on selline, jälle nagu võiks ütelda, räägime niisuguse loo, mis elus võib ikka juhtuda. Neil päevil, kui Iisraelis ei olnud kuningat, elas keegi leviit võõrana Eframi mägestikus kõrvalises kohas ja võttis endale liignaise Petlemast Juudamaalt. No tavaline lugu, keegi leviit võttis endale naise, sai Petlemast omale naise, kogu lugu. Aga tema liignaine vihastas ta peale ja läks ära tema juurest oma isa kotta Petlema tagasi. Kas neid asju juhtub praegusel ajal, osad jooksevad kähku koju oma emme juurde tagasi, tead, et ei sobi, tead, ja tekivad probleemid. Aga vaata, see lugu kuidagi algab nagu selliselt, et lihtsalt üks vihastunud naine läheb ära oma mehe juurest ja mees läheb teda otsima. Ja nüüd on see naise isa oli tegelikult väga rõõmus, kui ta tuli. No see naise isa ei tahtnud neid nagu üldse ära lasta, mitu päeva, 5. päeval, tead siis 8. salm ütleb, et hommikul vara teele minekuks nad tõusid ja isa ikka, et toeta ikka veel oma südat ja viibige kuni päike päevaloodeni ja nad sõid seal kahekesi ja isa kogu aeg tundis rõõmu, et nad on seal. Ja jäägi ikka ööseks. Aga see mees enam ei tahtnud ööseks jääda, vaat kaua seal oled selle äia juures, juba mingisugune nädal otsa seal ja ei saa sealt tulema ka, et muudkui kaupled, eks. Ja nüüd on nii, ja siis nad lähevad teele. Ja siis nad mõtlevad, et juba öö tuleb kätte, et kuhu öömajale minna. Siis nad mõtlevad, et põikame sisse ja puuslaste linna, läheme sinna, aga tegelikkuses on niimoodi, tal oli teener ka kaasas ja siis nad ikkagi, ütleme, teener ütles sedasi, et lähme sinna ja puuslaste juurde, aga siis see mees ise ütleb sedasi, et me ei lähe võõrasse linna, et lähme ikka omade juurde, et lähme edasi Gibeasse või Raamasse ja siis nad lähevadki Gibeasse ja nad ega need omad ei võtnud ka vastu. Nad ei leia öömaja, mitte keegi ei võta öömajale. Siis üks vana mees, kes elas ka võõrana, elas seal Gibeas, kes tuli töölt õhtul hilja, siis tema vaatab, et ühed rändurid on praegusel hetkel siin ja kutsub enda juurde öömajale. Tulge öömajale. Ja nüüd kutsuti öömajale, aga kohalikud kõlvatud mehed, nagu Soodomas, tulid piirama seda koda, ütles, et kuule, anna välja nüüd see mees, kes tuli sulle siia külla. Ütleme, et see vanamees ei tahtnud anda, lõpuks ongi nii, et pakutakse seal neitsiliku tütart ja selle mehe liignaist ja lõpuks ongi nii, et see mehe liignaine, kes oma mehe juurest tüliga oli ära läinud, lõpuks see ongi väljas ja ütleme, et lõpeb väga kurvalt, vägistatakse kuni hommikuks on surnud. Väga niisugune kurb lugu, mis juhtub. See juhtub tegelikult, võiks ütelda nüüd, Iisraeli suguharude keskel. Kallid, ma ütlen sedasi, et rahuneme maha, juhtub suguvõsades, juhtub peredes, juhtub, ütleme, riigis, juhtub, võiks ütelda, ühe rahvuse keskel, me näeme praegused ikkagi, et suhteliselt venatapusõda, mis on käimas, öeldakse küll, et üks on nagu üks ja teine nagu teine, aga tühjagi seda ju ei ole. Sellepärast, et mis siis oleks, et kui nüüd võrulased ja saarlased, et me siin kaklema läheme, tead, et üks oskab oma õõd või ööd rohkem ütelda, tead. See ei ole üldse nagu teema, võiks ütelda, sest et me igaüks kuskil maanurgas natukese ühtemoodi elame ja räägime. Aga nii paraku on. Aga vaata, seal Gibeas olid kõlvatud mehed. Nüüd on niimoodi, et see mees, kelle naine oli niimoodi siis tapetud, levitab selle sõnumi kogu Iisraeli ees. Ja vaata, nüüd on tervel riigil on nagu selline küsimus, et kuidas siin käituda.
kuidas siin käituda, nad on sellise koha peal, et vaata, üks suguharu, need benjamlased on niimoodi käitunud ja 20. peatükk räägib ja vaata, nüüd on nagu lugu sellest, et kuidas tekib sõda. Ka praegu on sõda tekkinud. Kuidas tekib sõda? Vaata, sõda kuidagi tekib. Et üks naine vihastab seal kodus ja läheb ära ja läheb hulkuma ja ei tulnud tagasi õigel ajal ja tekib sõda lõpuks sellest jamast, eks. Ja nüüd on niimoodi, et ja kõik rahva ülemad ja kõik Iisraeli suguharud asusid Jumala rahva kogudusse, 400 000 jalameest mõõgatõmbajat. Ja nad siis on niimoodi, et nad tulid tegelikult nüüd selle benjamlaste vastu, lähevad Mispasse, küsivad, et kuidas see kuristegu on sündinud ja noh, ütleme, see mees räägib kõik välja selle ja siis on niimoodi, et nad plaanivad ja siis 9. salm, mida me nüüd kibega teeme, on see tema vastu liisu läbi ja siis nad lähevad sõtta. Ja teate, mis kõigepealt on lahendus, see pakkumine käib seal. Nad lähevad sinna kibea vastu, nad tulevad 400 000-ga selle kibea vastu, ütlevad, et andke välja need kõlvatud mehed. Aga kibea otsustab, et ei anna. Vaata, sageli on niimoodi, et vaata need probleemid, mis on riikides ja rahvastel, see on teatud kõlvatute inimeste teema, kes tegelikult selle korraldavad. Aga see rahvas kuidagi ei suuda ka nagu otsustada, nad jäävad nagu sellesse samasse kampa. No ütleme nii, nagu me täna rääkisime sellest, et need Seekemi omad, kes seal siis jäid sinna selle Abimeleki kampa, hääletasid poolt ja kuidagi sattusid ise ka sellesse hädasse. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, need vähesed kõlvatud, väheselt korraldavad tegelikult suure jama kõigele rahvale. Ja nüüd on niimoodi, et 13. salm, andke nüüd välja need kõlvatud mehed, kes on kibeas, me surmame nad ja kõrvaldame siis niimoodi selle Iisraelist kurjuse. Aga benjamlased ei tahtnud kuulata oma vendade Iisraeli laste häält. Ja benjamlased kogusid linnadest kibesse, et minna sõtta Iisraeli laste vastu. Ja teate, kuidas siis see sõda hakkab? See sõda hakkab niimoodi, et Iisrael läheb sõtta Benjami vastu ja esimesel päeval hukkub Iisraelis, Iisraelist hukkub, mitte Benjamist, räägime niimoodi, hukkub 22 000 meest. No ütleme, Benjamini poole peal seal kibeas oli üldse 26 000 pluss 700 meest, noh ütleme, selline arv oli. Ja nüüd on niimoodi, et esimesel päeval sellest 400 000 hukkub 22 000 meest. No ta on niimoodi, nad nutavad, 23 salm, Iisraeli lapsed läksid üles, nutsid issanda ees õhtuni, küsisid issandalt, kas pean veel minema sõdima oma venna Benjamini poegade vastu. Ja vastus on issandalt, minge nende vastu. Lähevad järgmisel päeval. Kaotus on 18 000. Ma räägin teile seda lugu täna selle koha pealt, et vaata, kuidas on piiblis üks näide, kuidas sõjad käivad. Need isegi, kes ka, võiks ütelda, nagu Jumala poolt asja ajavad, need kannavad väga suuri kaotusi. Nad kannavad kaotusi, nutavad, pastuvad, küsivad issanda käest, 18 000 järgmisel päeval, juba 40 000 hukkunud, juba 10% sellest sõjaväest on hukkunud, kellega nad tulevad. Siis läksid kõik, 26 salm, läksid kõik Iisraeli lapsed ja kogu rahvas, nad tulid Peetelisse, nutsid ja istusid seal issanda ees ja paastusid sel päeval õhtuni ja ohverdasid issanda ees põletus ja tänuohvreid. Ja Iisraeli lapsed küsisid issandalt, sest Jumala laegas oli neil päevil seal ja Aaroni pojad Eliaaser ja Pineas seisid sellel ajal siis selle laeka ees. Ja siis nad küsivad veel kord ja issand vastas, mine, sest homme ma annan nad sinu kätte. Nad lähevad 3. päeval. 3. päeval juhtub niimoodi, et 30 meest Iisraeli hulgast saab surma kõigepealt, sest nendel on Jumala poolt antud uus taktika, nad peavad taganema ja lõpuks on niimoodi, et ja benjamlased ei mõista, et tegelikult nendele tuleb kaotus. Ja siis on nii, et Benjamini hulgast tegelikult sellel päeval, noh ütleme, langeb 25 100. Kui on numbrid meeles, 26 000 neid oli, otseselt neid benjamlasi ja pluss 700 kibealast veel oli. Ja see lõpp on nagu selline, et ainult 47 salm, et ainult 600 meest pöördus ümber ja põgenes kuskile Rimmoni kalju peale, et ütleme, nendest benjamlastest jäi elama kuskil 600 meest. Aga mis edasi saab? Kas oli suur võidurõõm või? Ei olnud võidurõõmu. Sellistes sõdades ei ole võidurõõmu. Üks rahvas oli ju tegelikult. Ja järgmine hetk on tegelikult on niimoodi, et Iisrael nutab, et meil on puudu üks suguharu.
ja nad hakkavad ise seda tegelikult taastama. Nad olid ise andnud tegelikult vanded, et nad ei anna oma tütreid Benjamini meestele. Nad olid naised ja lapsed ka seal hävitanud, kõik oli kuidagi väga puhtaks löödud seal. Ja siis nad hakkavad otsima, nad siis leiavad sedasi, kas keegi on meie rahva hulgast, kes seda tõotust ei ole andnud, et oma tütreid ei anna. Ja nad leidsid niimoodi, et nad said 400 tüdrukut, keda nad annavad nendele Benjamini meestele, et seda suguharu hakata taastama. Ja pärast ütlevad sedasi, et kui Siilos on need usupühad, et siis tegelikult on see selline moment, et röövige endale sealt neid tüdrukuid ja taastage seda suguvõsa. Ja kallid, ma näen sedasi, et on ajad samasugused. On sõjad, aga tegelikult on see niimoodi, et lõppkokkuvõttes on niimoodi, et eks me inimestena peame armastuses kõike seda taastama, mida me ise oma rumaluses oleme ära lõhkunud. Ja teist lihtsalt ei ole. Ja elu ongi selline, nii nagu selles kohtumõistjate raamatust me võime õppida. Ja sellepärast kiitus Jumalale Jumala sõna eest. Amen.